Ja ongi aeg tänavune lemmikloomasaate hooaeg kokku võtta. Oleme teile jaganud mitmeid häid nippe, kuidas oma lemmikute eest veelgi paremini hoolt kanda. Mõned omanikud valivad vabalt söötmist, aga sel juhul tuleks hommikuti või siis õhtuti kindlasti see toidukuks välja kaaluda, et mitte anda liiga palju. Kui te tagate talle õiged tingimused, ehk siis õige temperatuur, õige ventilatsiooniga, terraariumi õige valgustusega, siis ta on väga ilus dekoratiivne lemmik, kes nõuab väga vähe hoolt tegelikkuses. Aitäh, kui kliinikusse tulete, et siis hoida 2+2 reeglit. Kui nemad on alles pisikesed pojad, siis nad peaksid sööma iga 4 või iga 5 päeva tagant. Et kassid tõesti saavad väga palju kasu sellest, kui neil on palju erinevaid magamisasemeid. Ja lemmikutega saab alati väga palju nalja. Loom saab siis natukene rohkem tähelepanu kui võib-olla kahejalgne. Täitsa võib küll saada. Millised lemmikloomad teile oodatud on? Kõik. Selles suhtes, et loom on loom, olgu ta suur, väike, oodatud on ta ikka. Kirkombaga näeb võtteplatsilt. Minna tuppa. Filmi. Nii, loomasaate argipäev. Nüüd, head sõbrad, aga läheme väikesele pausile. Jääge ikka meiega, pärast hakkame rääkima külmkuivatatud loomamaiustest. Kõhu tõmbad lahti. Noh, täis on mind juba oksendatud. Nüüd aga kohvikusse. Suve lõpul korraldasid Petsiti ja Hills konkursi, kus... Nüüd aga kohvikusse. Suve lõpul korraldasid Petsiti ja Hills vahva konkursi, kus loomaomanikud said hääletada kõige loomasõbralikuma Tee ennast väiksemaks, ütle kohe uuesti, mul käib kogu aeg. Olgu, auta, ma sätin positsioon. Koer on nagu väga lahedalt praegu. Saatejuhi kohta ma ei saa. Jah. Kui majja tuleb kassi, poeg või koera kutsikas, on kõik kohad elevust täis ja tahaks ju kõik igasugused pahandused ja uued oskused kuskile üles märkida. Selleks puhuks on välja mõeldud koera ja kassi poja raamatud. Pahandus number 1. See oli päris hea ju. Oli.